annan siis sõna Liina Lindströmile, kes on Eesti ja Üldkeele Teaduse Instituudi juhataja ja tervitab siis teid. Tere, rõõm teid näha, või õigupoolest ma tegelikult ei näe teid, aga mul on hea meel, et te siin olete ja te tunnete huvi selle magistriõppekava vastu. Me tegime seda magistriõppekava, meil oli enne siis eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppekava, mis oleme nüüd seda ümber teinud päris korralikult, see on saanud uue nime ja tegelikult ka päris palju sellist uut sisu ja võib-olla sellise täiesti uue ülesehituse ja ma mõtlesin seda, et ma räägiks võib-olla siin tervituseks kaks asja, et kõigepealt ma räägiks seda, mis see meie instituut siin üldse teeb või miks see on, kui suur see on, et meil on umbes 80 töötajad, meil on 4 osakonda, et siis eesti keele osakond tegeleb siis laias laastus eesti keele uurimise ja õpetamisega. Siis on meil rakenduslingvistika osakond, mis tegeleb pigem siis selliste keele ja ühiskonna suhetega ja keele õpetamise küsimustega, aga ka muude rakenduslike aspektidega. Siis on meil üldkeeleteaduse osakond ja mis räägib siis võib-olla nagu üldisemalt keeltest, keeleteadusest, õpetab selliseid üldisemaid aineid. Ja 4. osakond on meil soome-ugri keelte osakond, kus siis tegeletakse igasuguste eesti keele sugulaskeeltega. Nii et meil on päris suur instituut, meil on päris palju inimesi siin, 80 inimest on kas tööl ja meil on näiteks umbes 40 doktoranti. Et see tähendab seda, et me tegelikult üritame oma instituudis neid keeleteemasid ikkagi võimalikult laialt katta. Ja tõesti, kui me vaatame näiteks, mis praegu meie ümber toimub, siis ma ütleks nagu seda igasugust keele küsimust on nii palju õhus ja ütleks vaid, et meil on lihtsalt vaja rohkem inimesi, kes suudaks nendega tegeleda, kes suudaks neid tänapäeva küsimusi lahendada ja pakkuda ka ühiskonnale selliseid sobivaid lahendusi välja. Võtame kas või, et kui me vaatame ühiskonda, siis on kuidagi natukene kurb kohati lausa, et nii vähe sellist teadmist selle kohta, et kuidas üldse keelega ümber käia või kuidas keelde suhtuda või kuidas keelest aru saada. Kõigepealt, mis me hiljaaegu ju alles kuulsime, see probleem, et keel muutub, on ju, ja kas see siis tähendab seda, et nüüd on kõik nässus, eesti keel läheb lörri või mis see üldse tähendab, eks ole. Ja kuidas ta muutub, et kõike seda oleks vaja praegu väga palju rohkem uurida. Kindlasti oleks vaja seoses sellega, et selle ühtse Eesti kooli perspektiivis meil on väga palju rohkem vaja uurida seda, et kuidas keele omandamine käib üldse, et kuidas üldse paremini õpetada näiteks. Et kuidas seda eesti keelt, mis on ju mõnes mõttes keerukas keel, muidugi kuidas kellelegi, et kuidas seda paremini õpetada sõltuvad siis erinevatest sellistest sihtrühmadest. Ja siis näiteks suured teemad on ka täiesti sellised uued sõnad, uued teemad, kas või igasuguste selliste vähemuste nimetamine, vähemustega arvestamine ka sellise sõnavaras. Et neid selliseid tänapäeva teemasid on väga palju, millega otsapidi kuidagi peaks tegelema. Ja sinna juurde on vanad head teemad ka ikkagi, et kuidas eesti keelt paremini kirjeldada või kuidas eesti keelt paremini või teisi soome-ugri keeli, et kuidas neid paremini seletada, mis nendes keeltes on varem toimunud, kuidas seda nende keelte ajalugu modelleerida. Et kõike seda on väga palju ja näiteks selles esmaspäeval istus Eesti Keele Nõukogu koos Setomaal Värskas ja me arutasime seda, et kuidas siis Eesti sellistes keelepoliitikas siis seto ja võru keel peaksid siis ikkagi esitatud olema, et kas see on siis, milline nende staatus peaks olema ja kuidas siis teha nii, et see keel püsiks ja kasvaks ja õitseks edasi, et mitte ei kustuks. Et neid teemasid on väga palju ja sellepärast ma arvan, et mina ise olen väga rõõmus, et meil on nii suur instituut ja me tõesti saame nende teemadega väga palju tegeleda. Aga et see tähendab ka seda, et me saame igasugust väga erinevatel teemadel juhendada üliõpilasi.
ja pakkuda sellist uut nägemist. Ja selle õppekava sees ka, et me oleme ju üritanud siis vastata selliste tänapäeva maailma küsimustele seda õppekava koostades. Ja üks päris suur osa sellest on ikkagi see, mida võib laias laastus kokku võtta, kui et keeleteadus on muutunud üha rohkem andmepõhiseks, kui saagilt tulevad mingid andmed. See tähendab, et meil peab olema ka oskus nendega ringi käia, neid töödelda, et need tulevad tavaliselt kusagilt suurtest keelekorpustest või katsetest, eksperimentidest, aga see ei ole nagu ainult nii, et seal on väga palju muid viise veel. Nii et neid asju me üritame ka selle õppekava seda õppekava koostades üritasime neid asju kõike arvesse võtta ja pakkuda selliseid mõistlikke õpiteid, mis võiks võimalikult palju arvestada erinevate õppijate huvidega, aga ühtlasi ka annaks selliseid praktilisi oskusi, praktilisi väljundeid. Ja muidugi me ei ole unustanud ka siis ikkagi keeletoimetamist, et see on ka näiteks ühe valikmoodulina olemas, et selliseid praktilisi aspekte, ma arvan, selles õppekavas ka päris hulgaliselt. Võt, aga see on nagu see, mis ma vist öelda tahtsin põhiliselt, et ma loodan, et te leiate siit sellist huvitavat ja ma ise olen tegelikult selle õppekavale väga rõõmus ja ma loodan, leiame ka, et ka meie õppijad on edaspidi selle üle rõõmsad. Aitäh, Liina. Et siis Sara-Liis, palun järgmisena siis. Üle. Jah, hea meel on siin olla. Hea meel on selle uue õppekava üle, see tundub kõik väga põnev ja lahe. Mina olen siis praegu üldkeeleteaduse ülane olnud, mis siis nüüd ühendub eesti keelega, ma saan aru. Ja tulin siia teiselt õppekavalt, õppisin bakalaureuses semiootikat ja kultuuriteooriat ja kõrvalerialana matemaatikat, mis nagu kuidagi kokku on väga loogiline praegu, mulle kõik nagu see sobib, aga see ei andnud selles mõttes nagu eriti praktilisi teadmisi või mul ei olnud ühtki kohustusliku keeleteaduse alustigiainet või niimoodi. Tegelesin keelega niimoodi teoreetiliselt rohkem või selliselt kuskil väga abstraktsel tasandil. Ja eks ma siis praegu lihtsalt räägin lihtsalt iseendast natuke ja siis olen valmis vastama küsimustele, kui keegi praktiline, keegi, kes on praegu siin osakonnas. No, ja siis ma olin ühe aasta selline tubli magistrant, siis käisin nüüd Erasmusel sügisel ja nüüd siis olen akadeemilisel puhkusel selleks, et siis venitada oma magister natuke nagu pikemaks. Ja põhjus, miks ma seda teen, on suuresti ka just see, et ma teiselt õppekavalt tulin ja ma tunnen, ütleme, et süües kasvab isu või et siin on nii palju, millest veel aru saada, mida veel õppida. Olen käinud praegu aktiivselt vaba kuulamas mingisugustel bakalaureuse ainetel, lauseõpetuses näiteks, kuigi ma olen juba võtnud enne siis seda süntaksi kursust Liina ja Helen Platoga. Et ikkagi seda sõnavara ja neid meetodeid ja kõike seda on nii palju, mida on ikkagi kasulik teada selleks, et edasi minna nende magistriainetega. Ehk siis ma olen väga rahul oma valikuga kindlasti ja ma väga soovitan tulla kõigil, keda see asi huvitab ja kes teiselt õppekavalt tulevad. Aga ikkagi ei tasu alahinnata seda alusteadmiste vajalikkust just selles mõttes, et saaks võtta viimast nendest ägedatest, tarkadest õppejõududest, kes minuga tegelevad ja kes tahavad kasutada neid sõnu, mida mina veel võib-olla ei tea, et magistris ma tegelikult võiks ja siis saaks asi minna nagu sisulisemaks. Aga mul on olnud väga huvitav. Tasub lihtsalt küsida küsimusi, ma olen aru saanud ja sageli on sellest olnud kasu ka nagu ma olen kuulnud nendel, kes on tulnud nagu sama instituudi bakalaureusest, kes lihtsalt ei julge küsida, sest nendel au nagu ei luba, ja nemad peaksid need asju teadma. Siis mina olen saanud neid natuke välja aidata mõnikord sellise uudishimuliku pilguga lihtsalt, et aga mis see on? Millest me nüüd räägime? Jah, et see on nagu üks asi. Jah, ja muidu ka kuidagi see, et ikkagi uus eriala on midagi nii uut ka selles mõttes, et alguses võib olla küll teada, et enam seda ma tahaksin nagu uurida ja sellega tahaksin tegeleda, aga see kõik ikka nii üllatab, et mis veel üldse kõik võimalik on ja kuidas need asjad käivad ja
mida iganes ja kõik on järsku nii huvitav. Nii et mul on küll kindlasti nagu algusest peale on huvitav olnud ja läheb järjest põnevamaks. Ja tegin nüüd imelikus järjekorras asju, aga põhimõtteliselt miks ma siia tulin, ma mõtlesin, sellest võiks ka nagu äkki, mis ideed mul selle taga olid. Oli jah, et mul oli see semiootika taust, selline nagu harjunud asjadest kuidagi abstraktselt kommunikatsioonist väga abstraktselt rääkima, aga nagu mõistsin seal, et tegelikult need nagu, kui me läheme spetsiifiliselt keelenäidete peale, siis tegelikult need huvitavad mind. Näiteks tõlkesemiotikas mäletan, et oli üks ülesanne, mida pidi tegema, kus me pidime uurima mingit sorti tõlget ja enamik tahtsid uurida siis mingisugust erinevate meediumite vahelist tõlget, et raamatust tehtud lavastus või midagi sellist. Ma mäletan, kuidas mina tahtsin väga uurida lihtsalt mingisugust nagu keelelist tõlget, nagu inglise eesti ja vaadata täpselt sinna sisse. Ja siis tundsin, et et selleks nagu on ju tegelikult olemas teised õppekavad, et keelega nagu spetsiifiliselt tegeleda. Ja see huvi on mul kogu aeg nagu olnud. Mul siis oligi magistris astudes peamine küsimus, et kas ma tahan eesti keelt õppida või üldkeeleteadust ja nüüd on väga tore, et seda küsimust enam olema ei pea. Sest ma tundsin seda, et mind nagu ei huvita niivõrd nagu eesti keel kui selline, vaid keel ja tänu sellele eesti keel, sest eesti keel on see ainus, mida ma nii sügavalt tunnen, et seal on võimalik nende nagu sügavale minna ja just see, mis seal sügaval toimub, on mind väga huvitanud. Nii et jah, aga nüüd on ikkagi kõik hakanud huvitama selles mõttes, et võtavad mingid, kuuled midagi murretest, vaatad, et vau, kui lahedad on murded või just teised soome-ugri keeled või kuidagi kõike nagu tahaks ja selleks peaks kuidagi seda aega nagu olema ja võtma. Kõiki keeli tahaks õppida ja mida iganes, et selles mõttes ma arvan, et see on parim asi, mida üks õppekava teha saab, on anda siis nagu inspiratsiooni edasi uurimiseks ja edasi tegutsemiseks ja nagu jõudu. Ja seda minu meelest siin osakonnas olen väga saanud, kõik on olnud väga-väga toetavad, väga toredad ja kuidagi kõik arutelud, mis tekivad, on huvitavad teemadel ja kuidagi kogu aeg on tunne, et ümberringi on õiged inimesed ja ajame mingit õiget asja. See on enam kõik, mis ma praegu ütlen, aga ma hea meelega vastan küsimustele ka praktilistele täiesti, mis kuidagi, millele ma võiks praegu enam-vähem õppiva tudengina vastata, kuigi ma praegu pole kirjas veel käinud. Nii hästi, aitäh, Saara-Liis, et kui nüüd kellelgi on mõni küsimus Saara-Liisile kohe, siis võib seda küsida. Kui te tahate hiljem küsida, siis Saara püsib siin ehk natukene aega veel, et siis saab ka pärast küsida. Ja ma ühel hetkel peaks võib-olla lahkuma, aga mulle võib kirjutada igal pool, et ma tegelikult hea meelega jagan kõiki teadmisi, mis mul on. Ja, et siis järsku, kui järsku tekkis teil küsimus, siis võite kohe sinna ka chati kirjutada või siis häälega küsida. Paistab, et hetkel ei tulnud kohe, aga siis jah, aga et kui siis saab Saarale ka chati panna küsimuse, et siis saab ka sinna vastata. Hästi, aitäh. Ja nüüd me siis liigume juba konkreetsemalt selle juurde, et kuidas siis õppekavale õppima tulla. Ja ma jagan nüüd oma ekraani. Kui tõenäoliselt te olete juba teinud tutvust selle teega, kuidas leida üles siis sisseastumisinfo, aga igaks juhuks siin Tartu Ülikooli koduleheküljele minnes, siis leiate selle tee kõige paremini nii, et lähete siin menüüs, vajutate siis sisseastumine ja õpe. Kui te olete siia jõudnud, siis te näete muidugi esimesena, et siis kandideerimine siis magistriõppe erialadele juba käib ja natukene alla kerides kõige paremini jõuab sisseastumise lehele siit kohast sisseastumine, vaata õppekavasid ja vastuvõtutingimusi. Nii. Siia jõudnuna.
saate valida siis meie valdkonna, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ja magistriõppe. Ja natukene alla kerides jõuate siis keeleteaduse õppekavani. Siit näete siis olulisi kuupäevi ja natukene alla liikudes vastuvõtutingimused, siis leiduvad siit kohast. Siit on ka muud infot, leiab muuhulgas siit õppekava. Vastuvõtutingimused siis on meil sellised, et peab olema siis bakalaureuse kraad ja kui ei ole eesti keel emakeel, vaid on eesti keel võõrkeel, siis eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel. Selleks, et õppima kandideerida, tuleb esitada sisseastumisinfosüsteemis avaldus ja sellega koos motivatsioonikiri. Et see motivatsioonikiri on üks osa erialakatsest. Ja siin on siis ka erialakatse täpsem kirjeldus. Poole siis erialakatsest moodustab motivatsioonikiri ja poole siis suuline intervjuu, mis toimub siis 3. juulil algusega 9:30, aga see on siis, kui juba selgub, kes meile kandideerivad, siis saate juba täpsema kellaaja, millal teie intervjuu toimub. Siin on siis ka juhised, kuidas motivatsioonikirja kirjutada, mida me sealt sisuliselt siis ootame ja ka intervjuu kohta. Nii et need siis moodustavadki meie erialakatse sellise kaheetapilisena. Nii, ja kui te olete siis õppima pääsenud, siis näitan teile ka seda, milline on meie õppekava ülesehitus, ehk siis milline võiks olla teie õpitee. Siin on siis õppekava väga kokkuvõtlikult. Kõigepealt siis õppekava keskmes on erialaõpingud. Siin on siis 27 EAP-d erialamoodul ja selle sees siis kindlasti juba varem tasub mõelda, mis on siis see eriala, mille teie valite. Meil on 3 eriala, keeleteadus ja eesti keel, fenogristika, kus sees saab siis spetsialiseeruda 3 erineval suunal ja arvutilingvistika. Nii, erialaga seotud siis ja toetavad erialaõpinguid ühismooduli ained. Need on siis kõigile erialadele ühised ained, millest siis päriselt siis ühised on siit need 2 teoreetilist ainet, keelelised universaalid ja haruldused ja keelepoliitika. Ja teiseks on siin selles mooduliks keeleteaduse meetodid ja need te saate ise vastavalt oma uurimishuvile siis valida vähemalt 6 EAP-d. Ja teiseks siis kasulikuks vahendiks, kuidas keeleandmetega töötada, on siis keeleandmete töötluse vahendite moodul, samuti siis vähemalt 6 EAP-d. Nii, et siit tulevad siis ka sellised toetavad, siis valikmoodulis on meil mitu võimalikku teed. Need, kes valivad erialaks arvutilingvistika, neile siis on valikmoodulis keeletehnoloogia moodul, aga ülejäänutele siis on siin valida kas siis individuaalne valikmoodul, mille saab täiesti ise kokku panna või siis keeletoimetamine sellise praktilise suunaga või siis ka digihumanitaari ja siis teiselt poolt praktilise suunaga.
Üldteoreetilisi aineid saate valida siis magistrikooli moodulist. Muidugi õppekavas on oluline ka praktikakogemuse saamine, nii et praktikamoodulis on siis erinevad praktikaliigid ja vabaaineid siis ka selline väike hulk, kus saate näiteks arendada mõnda võõrkeeleoskust või muud meelepärast. Ja nagu te näete, siis õpingutes tegelikult ühe ja rohkemagi semestri jagu on siis magistritöö ja seda toetab siis seda kirjutamisprotsessi toetab magistriseminar. Et see on siis selline üldine kogu õppekava struktuur. Ja siit siis sellest tabelist näeb juba natukene täpsemalt, sealt ka sisseastumise koduleheküljel saate lähemalt vaadata, mis ained nendes moodulites on. Siis siin on see ühismoodul, siin on need meetodite ained siis näha ja siis keeleandmete töötluse vahendite siis erinevad ained ja neid aineid valides, et kui te olete enne nagu siis oma siis eelnevast teadmisest lähtuvalt ka, siis on siin sellist valikut, kus siis just nagu Liina rääkis, mis võimaldavad siis suurema hulga siis andmetega, keeleandmetega töötada. Erialamoodulites meil on siis kõik moodulid siis jagunevad siis on 27 ainepunkti mahulised, aga siin mooduli sees on siis osa selliseid kursusi, mis on kõigile ühised, siis 18 EAP-d siin keeleteaduse ja eesti keele moodulis, eesti keele grammatika tüpoloogilisel taustal, keeleteaduse tänapäevased uurimissuunad, suhtluslingvistika ja suuline suhtlus, need on siis kõigile erialaüliõpilastele ühised, aga siis on ka vastavalt siis oma uurimishuvile võimalik lisaks valida 9 EAP mahus siin muid kursusi. Fenogristika moodulis siis samamoodi osa aineid on kõigile ühised ja ülejäänutes saab siis teha oma valikuid siis, kas siis võtta siis soome keele ja kultuuri suuna, ungari keele ja kultuuri või soome-ugri keeled. Ja nendest moodulitest siis siin on ka keeleoskuse siis tasemed küll eelduseks, et soome keele puhul on see siis B2 tase ja ungari keele puhul siis A2 tase minu meelest oli see, mis on eelnevalt, siis seda saab vaadata sealt õppekava alt täpsemalt, et siin on ka teistele siis mõeldud kursused. Ja soome-ugri keeltes siin on siis sellised üldisema ainena Läänemere soome keeled, aga siis saate valida ka lähemate ja kaugemate sugulaskeelte vahel lisaks. Arvutilingvistika moodul siis siin on kõik valikud siis või kõik ained siis ette kirjutatud, aga kui peaks olema nii, et keegi on juba võtnud näiteks bakalaureuse astmes mõnda ainet siit, siis saab seda ka asendada. Nii, väga siis selline mitmekülgne on meil keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikooli moodul. Siin siis näete seda kogu valikut ja miks siis keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikool, see on siis selline moodul, mis kuulub mitmesse erinevasse õppekavva, nii et seal saate õppida koos siis
tõlkeõpetuse üliõpilastega ja lisaks siis ka meil Euroopa keelte ja kultuuride õppekavalt on seal keeleteaduse suuna siis üliõpilasi nendes ainetes. Lisaks sellele, et magistrikoolis on siis ühised eriõppekavade ained, toimub meil ka igal sügisel ja kevadel magistrikooli siis sügiskool ja kevadkool, kus on siis erinevaid külalisi, seminare ja töötubasid. Valikainete moodulis, nagu ma siis ütlesin, saab kokku panna siis kas individuaalse mooduli, näiteks kui keegi siis tuleb õppima mõnelt muult mittekeeleteaduse õppekavalt, siis ta saab siia moodulisse koguda ka näiteks just nagu Saara-Liis ütles, et võtta mõnda bakalaureuse õppekava ainet ka, et eelteadmisi saada või siis muidugi ka muid aineid valides. Keeletoimetamise ained on siis selles moodulis, siin on siis mahukam erialase tarbeteksti toimetamine, aga ka siis valikuliselt masintõlke toimetamine, selge keel ja kujundus, stilistika, tõlke toimetamine. Nii, ja siis digihumanitaarias jällegi siis väga sellised praktilised ained ja valikut on päris palju. See moodul kuulub ka meil kogu siis valdkonna erinevatesse õppekavadesse. Arvutilingvistika siis huvilistele selline keeletehnoloogia valikmoodul. Ja muidugi siis, mida ma siin eraldi esile tooksin, on siis õpirände võimalus, nagu Saara-Liis ütles, siis tema on käinud juba õpirändamas ja meil on palju siis partnerülikoole, kuhu kindlasti siis tasub magistriõpingute jooksul rändama minna ja sealt saada siis sellist rahvusvahelist kogemust. Praktikamooduli praktikaliigid ka siin siis loetletud ja siis vabaained ja magistritöö ja magistriseminar seda toetamas. Nii, et see oli siis see, mida ma mõtlesin teile näidata. Vaatan, et Saara-Liis läks ära. Nii. Aga nüüd on teie kord küsida, et kui teil on küsimusi, et siis olge lahked, küsige. Ma tean, jah. Kui see valida nüüd arvutilingvistika suund, et kas siis, kui te saate allapoole kirida, kas siis natukene veel allapoole, nendest valikmoodulitest. Nii, et kas keeletehnoloogia on siis arvutilingvistikale nagu kohustuslik võtta? Ja keeletehnoloogia on see, mis oleks loomulik arvutilingvistika, siis valikmoodulit pakkuv moodul, aga seal on meil ka paljugi olenenud sellest, kuidas on selle sisseastuja eelnev kogemus arvutilingvistikaga. Et ka kindlasti siis sobib siis digihumanitaaria moodulist ja tuleb kindlasti ka siis mõelda arvutilingvistika valides, et kuidas on nagu siis eelnev kokkupuude, et seal kindlasti, kui ei ole väga palju eelnevat kokkupuudet, tuleb arvestada siis, et võtta ka sealt siis näiteks kohe siit ühismoodulist sellised programmeerimise ained näiteks, et need võiksid hakata hästi toetama. Et kindlasti vaadata siis ka bakalaureuse õppekava poole ja sealt seda individuaalset moodulit siis näiteks koostada.
Kas see oli nagu arusaadav? Ja, aitäh. Võib-olla lihtsalt kommenteeriks nii palju, et kuna me praegu see õppekava ei eelda, et inimesed on õppinud kõiki neid asju varem juba bakalaureoses, et inimesed on erineva taustaga, et siis see käibki nagu üsna selline individuaalselt see moodulite kokkupanek siis, et võimalikult arvestada seda, et ei jääks jänni mingite ainetega hiljem ja et samas siin on ka selliseid, kes võib-olla on siis varem õppinud näiteks arvutilingvistikat, et ta saaks nagu üle hüpata siis nendest asjadest, mis ta juba on õppinud ja võtta neid, mida ta veel ei ole õppinud. Just. Nii. Tean, et tuli eelnev küsimus ka, ma arvan, et just Kristiine järsku olitegi teie küsinud seda, et Tallinna Ülikoolis on siis ka sarnane siis mingis mõttes nagu sarnane õppekava, et mis võiks olla siis Tartusse tuleku selline, mis võiks rääkida Tartusse tuleku kasuks. Kindlasti need, kes te Tallinna Ülikoolis olete õppinud, saate seda kõige paremini ise vaadata ka, aga mida ma teie õppekava vaadates tähele olen pannud, siis meil on siis keeleteaduse õppekaval siin ilmselt see pluss, et siin on õppijal rohkem valikuvõimalust, et selle oma õpitee saab kujundada omanäolisemaks. Siis kindlasti muidugi meie õppejõud, aga muidugi teie tunnete oma praeguseid õppejõudusid seal, aga see kõige parem keeleteaduse alane siis pädevus ja õpetamine kindlasti on ka see mõlemal pool, aga mida ma ise ütlen, siis juba ka Tartu elukeskkonnana kindlasti on see, mille pärast tasub Tartusse tulekut kaaluda ja ka see, et meil on väga paindlikud need õpirände võimalused, et kõik sellised põhjused, mis mulle pähe võiksid tulla, et kui te kaalute. Ja ma võib-olla lisaks omalt poolt seda, et üks asi kindlasti, et meil on lihtsalt nii palju rohkem õppejõude kokku ja selles mõttes neid teemasid on rohkem, millega tegeletakse. Ja teine aspekt, mis ma veel ka võib-olla tahaks ikkagi rõhutada, on natuke see, et me tahaks ikkagi, et kõik nagu saaks võimalt nõusutada seda keeleandmetega töötlemise sellist tehnilist poolt ka, sest see on ikkagi selline oskus ja teadmine, millega, mis nagu tänapäeva maailmas on järjest vajalikum, isegi kui üldse kuskile teadusesse ei jää, vaid ka igal pool mujal on seda väga kasulik teada ja tunda või vähemalt aru saada, et kuidas siis andmetöötlus käib laias laastus. Ja sellist ka esmast siis programmeerimisoskust, see on kindlasti tööturul praegu selline suur pluss. Nii, kuidas veel teil küsimusi? Ma küsin selle kohta ka, et ma nägin, et on päevaõpe. Et milline see tunniplaan enam-vähem tavaliselt välja võiks näha või kui pikad päevad on või nii? Tunniplaan on selline, et on kindlasti teada, et siis magistrikooli ained koonduvad neljapäevasele päevale. Ja see on nagu teadlikult tehtud, sest valdkonnas on nii sessioonõppe kui ka päevaõppe üliõpilasi. Ja oma praegustest magistrantidest teades tavaliselt siis õnnestub enda tunniplaan koostada nii, et üks nädalapäevadest jääb vabaks, et see on kas siis esmaspäev või reede, kuidas kellelgi. Aga muidu siis tuleb arvestada sellega, et meil muidugi on kursusi, kus siis
kus siis selline on paindlik lähenemine, on ka sellist siis põimõpet või kuidas neid siis õppevorme nimetatakse. Aga jah, muidugi tuleb sellega siis arvestada, et päevaõpe siis on meil selliselt. Mis on väga suur pluss tegelikult, et see võimaldaks justkui keskenduda ka sellele õppimisele ja saada siis rohkem siis ütleme siis seda vaba aega selle arvel, et on rohkem koos õppimist ja siis seda individuaalset õppimist jääb selle võrra siis vähemaks, mida paratamatult sessioonõppes väga palju on. Ja osalt ka see päevaõppe tuleneb ainete praktilisusest, et läheb vaja siis harjutada neid praktilisi siis ka oskusi. Ja siis tuleb see järjepidevus kasuks. Sul oli üks küsimus veel, Kostis. Ja, vabandust. Mis küsimus see nüüd oligi, mis mul meelest läks? Ma ei tea, kui keegi küsis, siis ma praegu üritan korra või tulen tagasi sinna, et me tegelikult üritame oma magistrante võimalikult palju kaasata igasugustesse projektidesse. Mis tähendab seda, et tegelikult on vägagi võimalik oma sellist õppimist ja tööd siinsamas ülikoolis ühendada. Ehk siis teha tööd teile sobival ajal kuskil projektis ja sellega teenida siis mingit raha, et püüame seda võimalikult niimoodi, kui vähegi õnnestub niimoodi läbi viia, et vähegi need asjad sobivad omavahel, huvid ja projektid kokku saavad, et me seda väga tahame niimoodi edasi lükata ja tagant tõmmata, et see õnnestuks. Just. Ja see on muidugi siis erialase töö kogemus, et mis on väga väärtuslik ja samal ajal ka õppimine siis erialaselt. Nii. Kas on veel mõni küsimus või on nüüd teile piisavalt selgeks saanud? Paistab siis, et ei ole. Siis ma loodan, et teil on kogu vajalik info olemas ja saate siis mõelda ja muidugi oleks rõõm teiega kohtuda siis juulikuu alguses juba intervjuul ja näha siis ka silmast silma, mis nüüd siin täna ei olnudki nii sellel moel võimalik. Aitäh, et tulite ja kohtumiseni loodetavasti siis juuli alguses. Aitäh. Aitäh, nägemist. Nägemist.